tere jälle, Süsinik siin. Täna kuulete 13 eriti huvitavat teaduslikku fakti. Kas teadsid, et sa koosned umbes 7 miljardist aatomist, kes kõik teevad omavahel koostööd, et luua elu? Väide, et me kõik koosneme tähetolmust, ei ole vale. Kui võtta inimene lahti algosadeks, siis tuleb välja, et me koosneme suurel osal vaid hapnikust, vesinikust, süsinikust, lämmastikust ja veel mõndadest ainetest, mis on kõik olnud kunagi osa mõnest tähest. Selle video vaatamise peale olete te kulutanud oma elust 30 triljonit pikosekundit. Kui me saaksime karjuda sama valjult kui 1100 detsibelli, tekiks teoreetiliselt must auk, mis hävitaks terve meie galaktika. Võrdluseks nii palju, et surma saamiseks piisab ainult 200 detsibellist. Sama vali heli tekib ka raketi õhku tõusmisel. See on sellepärast, et detsibellid ei suurene mitte sirgjooneliselt, vaid et iga lisanduva detsibelliga lisandub mitu korda rohkem energiat, kui seda oli ennem. Meile teadaolev suurim must auk on peaaegu sama suur kui meie päikesesüsteem. Hirmus on mõelda, kui suur oli see täht, millest see must auk tekkis. Õnneks on see must auk meist 250 miljoni valgusaasta kaugusel. Kui tulistada autost, mille kiirus on 50 km tunnis, välja kuul, mille kiirus on ka 50 km tunnis, jääb see kuul lihtsalt õhus seisma. Meie päike on tegelikult valget värvi. Me näeme seda kollasena, sest sealt tulenev valgus läbib enne meie silma jõudmist atmosfääri ning sinine valgus hajutatakse ära. Seega me näeme taevast sinisena ja päikest mitte valge, vaid kollasena. Selle video vaatamise algusest kuni siiamaani on maailma sündinud umbes 450 last ja surnud umbes 200 inimest. Nii imelik, kui see ka ei tundu, seda videot, mida te praegu vaatate, ei olegi olemas. Te vaatate kõigest tihedalt kokku pakitud tulukesi ehk piksleid, punane, roheline ja sinine. Kui jagada maakera ajalugu 24 tunniks, siis praegused inimesed on maal elanud vaid 3 sekundit ja teinud ära rohkem asju kui teised elusolendid maal kokku. Kunagi loodi maa peal hästi lühikeseks ajaks temperatuur, mis ulatus 5,5 triljoni kraadini Kelvini skaalal. Seda tehti masinas, mille eesti keele nimi oleks Hardoni kokkupõrgataja. Seal kirjeldati ioonid peaaegu valguskiirusele ning need omavahel kokku põrgatades tekkiski korraks nii kõrge temperatuur. Ja nüüd kõik luksuselu armastajad, kuulake hästi hoolega. Jupiteril ja Saturnil sajab vihma asemel teemante. Seega oleks minu arvates viimane aeg osta ära pilet kas Jupiterile või Saturnile. Maailma kuulus füüsik Albert Einstein nägi enne relatiivsusteooria avastamist seda unes. Suured tänud vaatamast!